Niisiis. Tere. Tere. Mina olen Merit Raju. Mina olen Loore Martma. Ja Loore ütles, et tema on vabakutseline looja ja ma mõtlesin, et me mõlemad tegelikult oleme ja Loore on väga-väga loov ja ma väga-väga imetlen teda, sest et tavaliselt kui keegi on loov, siis ta ei ole väga ratsionaalne samal ajal või ta ei ole väga struktureeritud võib-olla samal ajal, et need on sageli ei ole kõik omadused korraga, aga Loore on samal ajal doktorantuuris ja loeb raamatuid ja teab uuringutest ja teab fakte ja statistikat ja samal ajal ongi nii, et ma väga-väga naudin iga Loore esinemist ja ka näiteks, kui ma palusin Loorel artikli või paar kirjutada, 2 oled sa kirjutanud Hingele Pai ajakirja, siis ka need on nagu, ma juba tean, et see tuleb mingi täiesti teistsuguses formaadis kui tavapärane artikkel ja nii see on täpselt olnud. Et hästi-hästi tore, et sa said meiega mahti siin oma harjumustest ja oma teekonnast jagada, et mis nende harjumustega on seotud. Ja mina siis teen Hingele Pai veebi ajakirja ja korraldan joogafestivale, kirjutan raamatuid, annan joogatunde ja teen kõike, mida ma armastan. Ja harjumused on ka minu selline järgmine huviala ja ka eelmine huviala selles mõttes, et ka olen mitu aastat hoolega hoidnud silma peal sellel oma käitumisel, oma harjumustel ja sellel, mida ma tahaks, et teisiti oleks, kui mul on näiteks eesmärk kusagile mujale välja jõuda. Ja ma annangi nüüd sulle sõna ja ma kutsun mõned inimesed veel siia ruumi osalema. Millest me räägime ja mida oodata? Ma püüan järgneva 50... Oota, paneme selle peale. Ma püüan umbes tee mulle video. Saada kuidagi mingisugune ring peale, et mis asjad on harjumused, mis asjad on need harjumuslikud tegevused, kuidas me neid ellu viime, mis on need, mis meid toetavad ja mis meid takistavad olemaks kõige parem versioon meist endast. Ma püüan selle teha võimalikult praktilise, ehk siis nagu kõik erinevad küsimused, mida ma siis esitan, need on küsimused, mida ma olen küsinud iseenda käest, kui ma olen endale kas mingisuguseid harjumusi püüdnud luua või siis püüdnud neist vabaneda. Kui ma julgen, siis ma jagan ka enda ebaõnnestumisi, mis ei ole nii hästi võib-olla välja tulnud, aga ma vähemalt olen püüdnud nendest õppida. Mul on plaan, et me jääme ikkagi umbes tunni aja sisse, kui me ei jää või kui näiteks sul praegu ei plahvata mingisugust küsimust, aga võib-olla ei ole näiteks siis kas keskel või lõpus ei ole aega küsida, siis võid julgelt kas siis Meritile või siis mulle kirjutada ja siis saame nendest asjadest juba lähemalt rääkida. Aga kas lähme teele? Lähme teele. Kui sa soovid, võid pidada mingisuguseid märkmeid. Ma enda märkmeid ei jaga, aga jällegi ma võin neist siis pärast midagi täiendavalt kommenteerida edasi. Enese tutvustuseks jällegi Merit on mind nii toredasti aeg-ajalt kokku jooksutanud just selle sama küsimusega, aga Loore, mis ma siis sinu kohta kirjutanud, kes sa siis oled? Et ma olen ennast kirjeldanud tihti läbi selle, et ma loon. Ja ma püüan seda hoida sellise mindseti või meelelaadina siis minu tegevustes. Ehk siis, et need tegevused, mida ma ellu viin, et nad oleksid tegelikult läbi loovate lahenduskäikude. Ja siis mulle hullult meeldib see just, et minu kogemus on näidanud, et ma võin luua mingisuguse ma ei tea, ükskõik, see võib olla mingisugune lavastus, aga see võib olla ka mingisugune kursus, mida ma kokku panen. See võib olla ka mingisuguse isikliku, ma ei tea, eesmärgirea kokku panemine, siis ma näen, et okei, see vana mudel enam ei toimi või näiteks, et see, mis mulle eelmine nädal tõi mingisuguse tulemuse, sel nädalal enam ei too, et siis kuidas seda siis ümber redisainida.
Ma väidan, et minu üheks tugevuseks on kindlasti uudishimu ja ma arvan, et see on see, mis on nagu viinud mind hästi paljudele akadeemilistele väljakutsetele kui ka siis erinevatele raamatutele, mille juurde ma loodan, et ma jõuan ka siin jooksvate lõpus. Ja ma arvan, et seesama uudishimu on ka siis väga suur osa minu motivatsioonist ja drive'ist ka. Ehk siis, et miks ma midagi teen ja ellu viin, et sellest mind päriselt huvitavad inimesed, mind päriselt huvitab teada saamine, mõistmine ja just nii-öelda selles võtmes, et kuidas see nii-öelda siis mitte ainult nagu minu enda elu ja võib-olla mitte ainult minu lähikondlaste elu, vaid ka siis võib-olla globaalses mõttes, et kuidas need lahendused võiksid nagu paremat elu siis nagu meile tuua. Ja võib-olla kolmandaks siis ma ütleks, et minu märksõnad on veel nii-öelda nagu research ja development, ehk siis nagu seesama nii-öelda nagu akadeemiline taust on ka mulle, nüüd on juba selliseks nii-öelda harjumuseks muutunud, ehk siis, et ma püüan olla kursis ka nii-öelda sellega, et mida siis nii-öelda nagu teaduspool või ütleme siis nagu läänelikum lähenemine nii-öelda nagu siis seda ma ei tea, otsib, uurib ja puurib, kui ka siis nii-öelda siis kombineerida siis selle nii-öelda nagu elluviimisega ja või miks mitte miksida kokku siis ka pisut idapoolsemate praktikatega. Kui me alustame harjumustest, siis ma alustan esimese tunnistamisega. Minu elu üks esimesi halbu harjumusi, mis mul oli künte närimine. Ma arvan, et enamik neist on mingisuguses faasis on läbimineb ja kindlasti seda on hästi palju psühholoogid, kes seda nii-öelda väga hästi ka analüüsida oskavad, et kust see tuleb, aga ma tean, et mulle endale see ei meeldinud ja siis mu vanematele see ei sobinud, siis mind kogu aeg kuidagi pöörati tähelepanu, et miks sa närid? Ja siis jällegi siuke näpud suus. Ja ma mäletan, tõepoolest me katsetasime igasuguste naljakate versioonidega ja nii edasi, aga ma olin mingi sinet ja mingi plaastri, blablabla. Aga ma väidan, et kuidas ma sellest teatud lõpuks siis vabanesin ja ma tulen selle juurde tagasi, oli siis otsus ja teostus. Ehk siis, et ma langetan otsuse, et ma ei ole enam künte närija, ma enam ei näriküüsi ja ma viin selle otsusega ellu. Minu uusim siis nii-öelda nagu positiivne harjumus, mille ma, nüüd on jällegi, et ta on nagu niivõrd nagu omaseks mulle saanud, aga on harjumus joosta. Ehk siis veel umbes, täna meil on mis kuu, meil on augustikuu. Ahah, no võt ongi, täna täpselt 3 aastat tagasi, kui keegi oleks mulle öelnud, et 3 aastat hiljem sa oled jooksnud 2,5 maratoni ja treenid juba nagu täispikaks maratoniks, siis nagu see ei olnud see minu osa minu identiteedist, ehk siis nagu jooksmine on minu jaoks uus harjumus. Aga nüüd on niivõrd nagu orgaaniline juba. Kuidas see sai algus, oli puhtalt ainult nagu väljakutsest, mis ma iseendaga tegin, ehk siis, et mulle ei meeldi joosta, aga teeme niimoodi, et ma jooksen 20 päeva ja ma jooksen kas või 5 või 10 minutit ja that's it. Ja kõige keerulisem osa selle harjumuse tekitamisest, jällegi ma tulen selle juurde hiljem tagasi, kõige keerulisem osa sellest harjumusest jooksma minemisest on tegelikult trenniriiete selga panemine. See oli kõige raskem. Ja võib-olla siis nagu täna, kus ma siis nii-öelda nagu nüüd enda nende harjumuste loomiste ja praktikatega olen, siis ma olen nüüd kokku pannud ühe loovuse kursuse, ehk siis nagu ma ei tea, kas siis loov mõtlemine või loovad lahendused, aga see nii-öelda nagu suures osas nii-öelda siis puudutab kõiki neid samu nii-öelda nagu harjumuste loomisi, meie mõtteharjumuste, et miks ma alati niimoodi mõtlen ja siis ma nõnda käitun ja miks ma alati nagu seda teed või teedpidi käin. Või miks mulle mingid asjad nagu meeldivad, sest et ma olen alati seda teinud. Et siis kuidas nii-öelda nagu loovat nende harjumuste muutmisesse sisse minna. Toon neid ka siis täna sisse. Aga ma arvan, et igal ühel meist on erinevad definitsioonid, et mis asi on harjumus, siis mina püüdsin seda tõlkida umbes nõnda, et harjumused kuuluvad meie igapäevategevuste juurde. Kuid korduvad harjumuslikud käitumised
on hoopis üks nagu alaliik nagu neis tegevustes. Harjumused põhinevad meie eelneval kogemusel ehk siis suuresti analüüsi tulemusel, mis on õpitud, treenitud, harjutatud, juurutatud ja nii edasi. Ehk siis nagu ta on just nagu korduv käitumuslik tegevus. Ja harjumused, ma siin natuke joonistasin ette tabelid ka, millega ma nagu täna midagi kokku panen, on siis nõnda. Ehk siis harjumused on seotud meie eneseteostusega, meie rahulolu tõstmisega ja siis teadvustamisega. Tulen selle juurde nüüd. Ma väidan, et see ongi nii-öelda siis kogu selle minu loo nii-öelda nagu moraal või kokkuvõte siis. Ehk siis eneseteostusega. Harjumuse muutmine on seotud enesejuhtimisega ja see siis on tähelepanu, prioriteedid, emotsioonid ja meel. Aga ma tulen nüüd nende juurde kõigi juurde tagasi. Ehk siis seesama see eneseteostus, ma korra näitan seda sama. Ehk siis, kui on eneseteostus, siis kui teil on tuttav seesama siis Maslow vajaduste püramiid, siis seal kõige kõrgem, ütleme näiteks, et kuna me tahame ju, et need samad harjumused, millega me tegeleme, et nad tegelikult siis ju teeniksid seda kõige kõrgemat mina, ehk siis, et viiksid ellu kõige suurema õnnestumise ja oleksid nii-öelda meid ja meie tegevusi kõige enim nii-öelda nagu toetavad ja teostavad, siis ongi seesama see eneseteostus. Ehk siis eeldusel, et meie nii-öelda need kõige alumised tasemed kõik on nagu täidetud. Et siis need psühholoogilised vajadused ja füsioloogilised vajadused, turvatunne, kuuluvustunne, enesehinnak ja siis viimane ongi siis see eneseteostus. Ja ma olen seda seostanud enda jaoks nii-öelda seesama see eneseteostus, minu enda enese. Ma tooksin siin nii-öelda siis nagu selle näite, mis puudutab minu ühte osa siis nii-öelda minu haridusteest või siis minu rollist, mis on siis nii-öelda nagu lavastaja ja lavastaja, kuidas ta nii-öelda nagu läheb siis oma näitleja juurde ja kuidas siis näitleja tegelikult nii-öelda, mis on näitleja tööriist, on tegelikult seesama see tema roll või mida ta siis ellu viib. Ja nüüd jällegi see, et kui ma mõtlen, et mina olen seesama see roll, kes nüüd peaks hakkama ennast siis teostama, siis ma küsingi, et kes on see roll ja mida see roll nii-öelda nagu tahab. Ehk siis, et kui see roll tahab saavutada näiteks midagi, siis järelikult tal peavad olema mingisugused toetavad tegevused selle jaoks. Ma ei tea, ta on keegi vapper sõdur, siis ta peab oskama ikkagi, ma ei tea, hobusega ratsutada ja ma ei tea, mõõgaga vehelda ja nii edasi. Ehk siis, et kes on see roll, mida ta tahab, mis on need tegevused, mis siis tema siis seda tahet siis nii-öelda ellu viib või teostust sooritab. Teine osa minutada, mis on selle eneseteostusega hästi kõrgelt seotud, on just seesama see nagu elukvaliteedi tõstmine. Ja ma tõesti, mina usun seda, et tegelikult kõik tegevused, mida me tegelikult teeme või ellu viime, siis nende mõte, kas meil teadvustatud või mitte teadvustatud, on tegelikult meie elukvaliteedi tõstmine. Ehk siis, kui teadlased väidavad, vähemalt meile praegu teadaolevalt, on inimesed ainukesed loomad, kellel on teadvus. Ehk siis nagu, et ma teadvustan enda eksistentsi, ma tean, et oli eile, ma tean, et tuleb homme, ma tean, et ma suren. Et siis see annab meile nii-öelda siis, ma ei tea, ütleme nagu põhjuse elamiseks, see eneseteadvustamine. Ja jällegi, kui ma tean, et ma olen eksisteeriv täna ja ma olen kaduv, siis tegelikult meil on justkui nagu sisse programmeeritud see, et ma pean ellu jääma. Kõik. Ehk siis ma pean ellu jääma. Ja nüüd väidetavalt nagu kõik need tegevused, mida ma siis nii-öelda nagu enda ümber loon, nad peaksid siis nii-öelda nagu minu elu edasi viima või siis vähemalt nii-öelda nagu säilitama. Ehk siis ma ei tea, ma söön ja joon ja ma liigun ja ma ei tea, ma leian endale kaaslasema ja mul on lapsed ja ma ei tea, ühesõnaga kõik erinevad nii-öelda nagu need tegevused. Aga nüüd, kui ma tulen korraks uuesti selle rolli juurde tagasi, kui ma veel alles otsin seda, et justkui, et kes ma siis täna olen või kes see minu roll nii-öelda nagu on, siis üks asi, mida näiteks näitlejad mitte alati, aga tihti kasutavad, on just seesama see nii-öelda visualiseerimine, selle kujutuspildi loomine. Ehk et kui mul oleks seesama roll,
ma ei tea, see vanamees näiteks või see sõdalane või kes iganes, et milline ta siis nii-öelda nagu on just läbi selle visualiseerimisprotsessi ja selle juurde ma tulen ka tagasi. Kord, kui me siis nii-öelda nagu mõistame, et need samad need tegevused justkui nagu meil tegelikult peaksid nagu toetama või meie elukvaliteeti tõstma, siis jah, küsimus on selles, et kas ma teadvustan seda, et see tegevus toetab või see tegevus tegelikult nagu pärsib siis seda edasiminekut. Ja jällegi üks küsimus, mille juurde tulen hiljem tagasi, on miks? Miks ma neid harjumusi ja tegevusi teen? Ja osad võib-olla tahavad seda teha nagu lühiajalise rahulolu nimel või nagu sa ütled, et see peaks nagu meie elukvaliteeti parandama, siis see nagu jaguneb ilmselt 8, et mis parandab nagu hetkel, nagu see koht nagu praegu kohe või siis versus nagu pikas perspektiivis, mis võib-olla siis ei oleks see koht, on ju. No täpselt, aga see on jälle seesama, et mina teadvustan, et mina olen eksisteeriv inimene ja mul on ajaperspektiiv ja nüüd see ajaperspektiiv sõltubki nagu sellest, et kui pikalt ma nii-öelda siis suudan või tahan või mul on võimalik ette näha. Ja nüüd ongi siis selle sama eneseteostuse juures ongi siis veel siis nii-öelda nagu täiendav küsimus on see, et kuidas ma siis saaksin nii-öelda siis need olemasolevaid siis kas harjumusi siis nii-öelda toetada, et ma käituksin nõnda, et minu elu jätkuks võimalikult hästi õnnelikult või siis on siis vajadus nii-öelda millegi nii-öelda nagu muutmiseks. Ehk siis esimene oli siis oma see eneseteostus, teine punkt oli siis rahulolu. Ja rahulolu, täpselt samamoodi nagu sa ütlesidki, et võib olla kas nii-öelda nagu lühiajaline, ehk siis nagu hetkel mul on vaja mingisugust hästi positiivset nii-öelda kogemust või siis on nii-öelda nagu see rahulolu saabub kaugemalt tulevikus. Ma just mäletan, et see on nii äge tegelikult katse, mis kunagi psühholoogid nagu tegid, et ruumis oli, ma ei tea, mingid lapsed ja siis öeldi, et sul on võimalik valida. Kas me anname sulle ühe kommi nüüd praegu või siis kui sa vahukommi, et kui sa praegu ootad, siis nagu tegelikult hiljem sa saad 2 vahukommi, siis on see, okei, et mul on tõenäosus saada nii-öelda hiljem midagi enamat või midagi just nagu paremat. Ja see rahulolu tõstmine on suuresti seotud selle sama nii-öelda nagu dopamiiniga, ehk siis, et mis meile annab selle nii-öelda mõnutunde. Ja jällegi ma korraks loen ette, et dopamiinil on ajus palju funktsioone. Neist tuntumad on seotud siis motoorika, motivatsiooni ja naudingute kujunemisega, ehk siis need samad seksuaal- ja toitumiskäitumisega ja samuti mitmesugused sõltuvusprobleemid, aga ka une, tähelepanu, töömälu ja õppimisega. Töömälu ja õppimisega. Ehk siis, et minu kogemus nii-öelda sellest, mida ma siis nii-öelda nagu ellu viin, et kas annab mulle tegelikult mingisuguse siis nagu positiivse nii-öelda nagu laengu. Nii et õppimisest saab ka seda tunnet? Seda mõnutunnet, mida sõltuvustest ka. Täpselt, nagu tegelikult nagu see kogemuslikult võib olla täpselt see sama. Aga ma tulen selle dopamiini juurde ka kohe nüüd tagasi. Aga jällegi, et me räägime sellest, et ütleme näiteks, et minu keha tegelikult tajub ära, et mul on dopamiini puudus, ma ei saa võib-olla enam mingisugust nii-öelda positiivset kogemust nendes samades tegevustes, mis ma varasemalt sain, ma ei tea, loed näiteks mingi raamatu, enam ei ole nii tore või ma ei tea, käid trennis, liigselt ja nii edasi. Aga jällegi, et mis põhjustab seda dopamiini langust või võib põhjustada stress, unevaegus, hormonaalsed teemad, ebatervislik toitumine, alkohol, suhkur, ülekaal ja nii edasi. Ehk siis jällegi see, et kui minu mingisugused tegevused on, ma ei tea, ma ise ju tegelikult olen loonud endale mingisuguste tegevustega stressilikka olukorra, siis jällegi see, et mu keha nüüd tunneb, et oota, nüüd mul on vaja mingisugust vaid või mingisugust positiivset kogemust. Aga dopamiini langus on seotud ka depressiooniga. Kuidas loomulikult või siis looduslikult siis dopamiini tõsta, et ongi siis tervislik toitumine, uni, aju tervis, liikumine, muusikaline käeline tegevus, aga ka nali ja naer, ehk siis need samad nii-öelda peegelneuronid toovad sulle uuesti siis nii-öelda tagasi selle kogemuse.
ehk siis, et tihti ma just mõtlen, et kui me räägime näiteks ka ebatervislikest tegevustest, mis nii-öelda tegelikult annavad mulle praegu mingisuguse mõnukogemuse, et siis näiteks, et ongi, ma ei tea, sotsiaalmeedias scrollimine, suitsetamine, binge eating, siis liigne mingisugune tegevus, trenn, seks, lugemine ja nii edasi. Ehk siis, et kui sa nii-öelda ühel hetkel ei saa tegelikult enam seda dopamiini, aga sa just nii-öelda nagu püüad, ma ei tea, äkki järgmine see Instagrami pilt on nagu palju lõbusam või ilusam või toredam, et sa just otsid uuesti seda kogemust. Siis kuidas nii-öelda nagu teadvustada just seda sama nii-öelda tausta, et mul tegelikult võib olla praegu dopamiini puudus sellepärast, et ma ei ole tervislikult toitunud, ma ei ole väga hästi maganud, ma ei ole võib-olla liikunud viimased, ma ei tea, kas tund aega või pool aastat, on ju, ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis, et kuidas ma nii-öelda teadvustan seda, et mis nii-öelda selle tegevuse nii-öelda taustal võib olla, ja see võib olla täiesti puhtalt nii-öelda füsioloogiline. Ja siis viimane, et kui me räägime eneseteostusest, me räägime rahulolust, seesama teadvustamine, teadvustamise protsess ja hinnangute andmine, et kas see tegevus, mida praegu teen, kas ta tegelikult on siis mind toetav või ta tegelikult ei ole nagu väga toetav, siis minu jaoks ta on jällegi nagu meelelaadi küsimus. Et ta on nagu minu jaoks ta nagu läheb korras kõrvale, et see on nii-öelda seesama jälgimise protsess. Ehk siis, et kui ma panen selle tegevuse, mida ma praegu hetkel teen, ma panen selle korraks siia käe peale, ma lihtsalt jälgin seda kõrvalt. Ja jällegi üks osa minu praktikatest on ka siis teadvusalaku või mindfulnessi praktikat, et kus me teeme näiteks seda sama asja mingisuguste emotsioonide või füüsiliste tunnetega, et kui ma tunnen, ma ei tea, enda kehas praegu, ma ei tea, mingit pigistamist siit rinnus või ma tegelikult, ma tunnen väga kurbust, et siis kui ma panen selle käe peale, või näiteks võib olla sama see tegevus, ma ei tea, suitsetamine näiteks, panen selle korraks käe peale, ma lihtsalt vaatan ja jälgin kõrvad. Et siis küsimus on sellest, kuivõrd teadlik ma selles harjumuses siis tegelikult olen. Et kas see harjumus on nii-öelda, nimetagem seda siis nii-öelda nagu automaatpiloot, ehk siis, et ma tegelikult ise ei teagi, ma ei tea, mitmenda sigareti ma praegu tegin või mitu rüsikateid suhtlus ma valida sisse. Et jällegi, et ma ei teadvusta seda protsessi või siis nii-öelda, et ma tegelikult tean, mida ma praegu hetkel teen ja ma tean, praegu on südaöö ja ma praegu olen siin külmkapi ees, ma söön. Ma arvan, et ma ei maga täna seal väga hästi, ma arvan, et märkan hommikul üles, mul tegelikult on võib-olla nagu mingi raske ja paha, võib-olla me ei jää üldse magama. Aga ma saan aru sellest, et mul oli mingi väga pikk päev, ma tegelikult ei ole täna päevotsi mitte midagi söödunud ja võib-olla ma olen homme tunduvalt nõrgem tänu sellele, et ma ei söö. Et jällegi, et kas ma teadvustan seda tegevust praegu siin külmkapi ees või ma ei teadvusta. Või mida ma siis nii-öelda selle tegevusega peale hakkan. Üks hästi tore teema, on parasiittegevused. Ehk siis need on mingisugused väikesed, ma ei tea, sellised tikid, mida me nii-öelda nagu teeme. Ma tean, näiteks minul on selline harjumus, kuna ma olen prillikandja ja läätsetekandja, et siis ma millegipärast tahan tihti kogu aeg nagu enda prille nii-öelda siis kõrgemale nina peale nagu lükata. Jällegi, ülestunnistus number 2. Ma arvan, see oli põhikooli ajal. Oli selline multikas nagu Viking Viki. Ja see Viking Viki tegi niimoodi, siis ta tegi niimoodi ja siis ta tuli idee. Ja siis minu üks klassiõde Mariann siis ütles mulle, et iga kord, kui ma siis seda prilli jälle siia nina peale püüdsin nagu lükata, siis ta ütles, et Viking Viki, kas sul tuli idee. Ehk siis jällegi see, et ma ise tegelikult ei pane seda tähele ja ma teen nagu neid asju. Aga jällegi, see ei ole teadvustatud tegevus. Aga jällegi, nende juurde, kui me jõuame, siis tuleme tagasi. Ehk siis me teadvustame seda protsessi, et mis tegevus ma teen. Ma suitsetan, jah, ma tean, aga mulle meeldib. Sina ei suitseta? Mina ei suitseta, jaa. Ma toon neid, mina ei suitseta, aga ühesõnaga, et kui ma ütlen endale, et jaa, ma tean, et see on ebatervislik ja jah, mul tõesti mulle nagu väga-väga meeldib. Siis jällegi, kas see on tegelikult nagu okei, me tuleme kohe hinnangu juurde tagasi, et kes selle hinnangu annab, kui sa ütled enda, et tegelikult see on okei, sest et mulle meeldib, see on teadvustatud tegevus, ma teen võib-olla ainult 2 sigaretti näiteks päevas,
aga siis minu küsimus nagu sinna kõrvale nagu tekib see, aga miks sa siis oled näiteks kriitiline oma kehakaalu, oma närvilisuse, oma näonaha suhtes, kui sa tead, et seesama nii-öelda suitsetamine tegelikult toetab seda, et näonahk läheb korrast ära ja ta. Ühesõnaga, et jällegi see, et kus see nii-öelda nagu kaaluaus siis nii-öelda on, et kui ma võtan selle põhjus-tagajärg nii-öelda nagu seose ja ma tean, mis siit nii-öelda edasi tuleb, et siis justkui nagu, kui sa annad endale loa, et see tegevus, ma tean, et see ei ole mulle tervislik, aga ma teen seda ikka, sest et ma tean, mulle meeldib või ma leian mingi muu õigustuse selle jaoks, siis kus kohas see nii-öelda selle kriitika või selle hinnanguga nii-öelda enda suhtes ei ole toetav. Kas sa seda harjutust näitad, nagu juhendad meiega ka või räägid lähemalt, kuidas seda teha, et mingit harjumust nagu siin nagu endast eraldada siia? Kui see sobib, me tuleme hetke pärast selle juurde tagasi. Või kui meil on aega, siis lõpus. Aga ma lõpetan selle teadvustamise. Teemasid on päris palju, mida sa Jaa, ma saan aru. Ma loodan, et te olete kõik olete kaasas ja jällegi, et ma pudistan siia siis jah, nii-öelda nagu neid teema mõtteid, võib-olla kellelgi just nagu täpselt see on see õige haak ja kui siit läheb nii-öelda nagu edasi, siis võid julgelt kirjutada sinna chati mingi küsimus. Aga ühesõnaga, selle sama teadvustamise protsessi siis viimane punkt minu jaoks ongi see sama nagu nende hinnangute andmine. Et jällegi see tuleneb sellest samast mindfulnessi praktikast, mida ma teen, et need hinnangud, ja tegelikult eesmärk võiks olla mõnes mõttes need hinnangud lahti lasta või vabaks anda või loobuda nendest hinnangutest, sest et kas need hinnangud tegelikult on meie enesega läbisaamise mõttes, kas need on tegelikult nagu väga toetavad. Ehk siis, et see hinnang või hinnangulisus, et kuidas ta tegelikult, või selle hinnangu andmine, see tegevus ei ole hea või et ma olen nii loll, et ma niimoodi käitun. Et siis jällegi see, et ta tegelikult nagu õõnestab meie seda sama nagu enesehinnangut. Ehk siis, et kuivõrd, ma ei tea, heas armastavas suhtes ma iseendaga näiteks olen, et miks ma ütlen iseenda, et ma olen nii loll, et ma niimoodi käitun või et hullemaid sõnu veel. Ehk siis, et keegi teist kirjutas ka siis ühe küsimusena see, et kuidas tulla nende samade hinnangutega toime, mis tulevad kas siis väljast, näiteks teistelt inimestelt või nii-öelda minu enda seest, et siis mida nii-öelda nagu selle hinnanguga peale hakata. Jällegi, hinnang, mitte ajada segamini, et või ühesõnaga küsida nii-öelda uuesti üle, et kas see hinnang, mida praegu, kas mulle anti või see, mida ma endale annan, kas ta tegelikult on konstruktiivne tagasiside. Ehk siis, kas see konstruktiivne tagasiside annab sulle nii-öelda mingisugused juhiseid edasi järgnevateks tegevusteks, ehk siis ta on motiveeriv. Või siis see hinnang mõjub mulle tegelikult praegu niimoodi, et ta on demotiveeriv. Ma ei tahagi seda suitsetamist. Või rikub seda kogemust, et kui sa nagu oled otsustanud, et väga ei maiusta ja siis nagu lubad endale selle ühe korra, et kui samal ajal mõtled neid mõtteid, siis rikub see selle ka ära, selle valiku selles hetkes. Ehk siis selle sama see nii-öelda iseendale nii-öelda nagu siis lubamine, mingisugust käitumiste lubamine, selle juurde me tuleme nüüd, lõpus tuleme natukene pikemalt tagasi. Kuna ühe hetke pärast ma vaataks, mis küsimusi teil võib olla tekkinud, aga ma korraks tuleks selle sama siis selle juurde. Ehk siis, et kui ma tihti olen toonud enda kursustel just selle näite, et ütleme, et ma kogen praegu midagi, mingisugust tunnet, mingisugust emotsiooni, siis tihti me justkui nagu tahame tegelikult selle emotsiooni võtta enda omaks, nõnda, et see muutub justkui nagu minuks, et mina olen kurb. Või siis, et mina olen kuri ema või jonni velukaaslane või et mina olen see. Ja mida ma nüüd nagu püüan nagu siis nende harjutustega nagu teha, ongi see, et kui ma tõstan selle nii-öelda justkui endast eemale, mina olen noore, mina olen see või teine, aga kui ma tõstan nii-öelda näiteks selle emotsiooni, selle kurbuse näiteks, ma tõstan hetkeks siia kõrvale ja ma lihtsalt jälgin, et mis selle tundega
kaasneb või mis selle tunde sees või ümber on. Ja siis nii-öelda nagu jälgida teda kõrvalt ja enda peas justkui tõlkida, et ma kogen praegu seda tunnet. Ja just täpselt ma nagu jooniks veel alla, et ma kogen praegu. Ehk siis, et ta on ajaliselt, ta on muutuv. Ja ma võin olla näiteks täna terve päev, ma võin olla, ma ei tea, pisut natukene pahast tujus või natukene kurb või mis muud, aga ta on ajas muutub. Ehk siis, et tegelikult ühel hetkel jällegi ma usun seda, et mul on võimalik otsustada, et ma enam ei soovi seda tunnet kogeda. Ja samamoodi ma mõtlen ka seda, et kui me näiteks tihti tahame ennast identifitseerida just nagu läbi nende samade tegevuste, et näiteks, et ma ei tea, ma olen paks või et ma olen loll või et ma olen suitsetaja või ma olen ükskõik mis muu. Et siis tegelikult mina ei ole see, vaid et ma lihtsalt tänases hetkes ma kogen sellist, ma ei tea, eluviisi, sellist tegevust, sellist tunnet, selliseid mõtteid ja hinnanguid, aga tegelikult mul on võimalik nii-öelda nendest nii-öelda siis kasvada, muutuda, arendada nii-öelda nagu siis edasi. Ja jällegi see, et kuidas, mis ma nii-öelda nagu selle tundega nii-öelda peale hakkan. Mulle hullult meeldib, ma võtsin enda rosinad siia. Mindfulnessis on hästi tore harjutus, on seesama see nii-öelda nagu rosina harjutus. Sa võtad ühe rosina ja sa lihtsalt vaatad ja jälgid seda rosinat. Just kui nagu elus esimest korda. Ma ei hakka seda praegu läbi viima, aga mulle tundub, et seesama selle nii-öelda nagu selle tegevuse, ja me tuleme kohe nende harjumuste muutmiste juurde, et selle tegevusega võib teha täpselt samamoodi, et ta ei ole su rosin, aga mis iganes tegevus see nii-öelda nagu on positiivne või mitte nii toetav. Et mis tegevus see siis on? Aga selleks on need ühed kontrollküsimused, mida me siis kohe küsime ka. Küsimuste voor. Kas meil on mingisuguseid uusi küsimusi tekkinud või kas keegi sooviks korraks midagi võib-olla kommenteerida või täpsustada või vastu väita? Praegu uusi ei ole. Et kui sa tahad, siis kirjuta praegu. Muidu minu arust oled sa nüüd selle džinni välja lasknud ja nüüd võib siis hakata lähemalt uurima, et missugune ta on. Ühesõnaga, paneme edasi. Ja võid jooksvalt siia kirjutada siis ja teeme vahepeal jälle peatuse. Ja. Kui me räägime harjumuste muutmisest, siis jällegi minul tekib peas nii-öelda nagu küsimus, et mis asi see muutmine nii-öelda nagu on, et kas ta, mille pinnalt ta nii-öelda nagu tuleb, et kas ta on seotud nii-öelda nagu täiesti millegagi, mis, ma ei tea, ei ole veel nii-öelda nagu minu osa või millega ma tegelikult ei ole üldse nõus ja mis on nii-öelda selline, ma ei tea, võib-olla isegi näiteks kuri enda suhtes, et näiteks minu jaoks nagu tihti sellised sõnad nagu, ma ei tea, distsipliin või range või kontrollima või need mulle tunduvad, et minu puhul näiteks nad on tihti, nad võivad anda väga hea raami, jah, aga ma tihti tunnen, et need nii-öelda sellise nii-öelda loova ja voolava või voogava nii-öelda sellise tegevusvõimalikkuse tõmbavad minul nagu väga maha. Ehk siis, et kui keegi ütleb, et ma ei tea, nii teab ja nii on hästi tähtis ja oluline, siis mul ei teki võib-olla uusi mõtteid, viise ja võib-olla üldse mul kaob nagu motivatsioon ära. Küll aga kui ma olen otsustanud, ja just täpselt otsustanud, et ma nüüd tahaksin nii-öelda mingisugust uut harjumist endale siis nii-öelda nagu kaasata või mingist vabast nii-öelda nagu loobuda, et siis ma esimesena ma suuraksin nii-öelda tõepoolest selle tähelepanu sellesse, et kuivõrd hea nii-öelda enesejuht ma olen. Sest et ma tõesti usun, et kuivõrd hea teiste inimeste juht sa oled, sõltub suuresti sellest, et kuivõrd hea enesejuht sina oled. Ja see siis on seotud siis tabelidele kirjutasin ka korraks. Kuigi see on vist peegelpildis, okei. Sa pead natuke aju rahistama, et tegelikult lugema ette. Ehk siis tähelepanu prioriteetide, emotsioonide ja meelejuhtimisega. Ehk siis
et ma teadvustan seda, et millele ma annan oma tähelepanu, millele ma annan oma aega, millised on minu prioriteedid, ehk siis mis on mulle päriselt oluline, minu emotsioonid ja kuidas ma ennast emotsionaalselt tunnen näiteks selles, ma ei tea, uues või siis selles vanas tegevuses ja meelejuhtimisega, ehk siis nagu mis toimub minu meeles. Ja kui ma ütlen, et seesama enesejuhtimine tegelikult see ongi nii-aga siis teadvustamise protsess ja jällegi seesama see tähelepanu juhtimine nendele tegevustele, mida ma siis nagu teen, et tuleb täpselt seesama koht siin meie otsmiku sagar, siin eesajus, mis on jällegi seotud siis, see on meie tähelepanu keskus, ta reguleerib meie käitumist, ta langetab meie otsuseid, kui ma näen, et punane tuli, ma ei lähe üle tee, kui ma roheline tuli, siis ma lähen üle tee. Ehk siis, et jällegi, et kuivõrd hästi ma olen treeninud enda seda sama tähelepanu keskust, ehk siis jällegi viitan jälle nii-öelda mindfulnessi praktikata. Teine, mis on need sama nii-öelda prioriteetide juhtimine, ehk siis, et ma teadvustan seda, et mis on minule on oluline. Kui minu jaoks on oluline tervislik uni, toitumine, liikumine, raamatute lugemine, ma ei tea, sõltuvustest või ravimitest vabanemine, et siis jällegi see, et ma sean selle endale prioriteediks. See on mind ennast ja minu enesearengut toetav tegevus. Ja jällegi ma toon selle vastulause, et aga mis siis, kui minu tegevused tegelikult näitavad, et ma annan hästi palju aega näiteks oma vanema või oma lapse näiteks hooldamisele, siis ma jällegi küsin, et aga kus oled siis sina? Et kas sina mahud iseenda prioriteedidesse või kas sinu vajadused on seotud sinu nii-öelda siis nende tegevustega, mis siis siin ellu teha. Emotsioonide juhtimine, see on alati hästi tore, et kui tuleb see mõnus jond, siis aga ma ju tahan, siis seesama see emotsioonide teadvustamine just selle sama koha pealt, et ma söön, sest et ma tegelikult olen kurb. Või et ma scrollin, kuna ma pelgan vestlust selle inimesega, kes mu kõrval on. Või et ma suitsetan, sellepärast, et ma ei oleks üksi. Ehk siis jällegi, et ma teadvustan seda emotsiooni selle tegevuse või selle harjumuse kõrval. Ja meelejuhtimine, ehk siis, et ma teadvustaksin, kus ma mõte lendan nagu sellel ajal ja mida ta otsib. Ehk siis, kuhu kadus minu motivatsioon, kas ma vajan piitsa või ma vajan präänikut. Ja jällegi teadvustada siis ka selle prääniku juures nagu seda osa, et see reward või see preemia selle juures, et tegelikult see on äärmiselt oluline. Et me ei saa ainult nii-öelda nagu piitsaga kogu aeg edasi panna, vaid meil on vaja aeg-ajalt präänikut ka. Harjumuse muutmise puhul ka, mulle väga meeldis, mingi teist ka küsis selle sama, et miks on tihti on see, et ma tulen näiteks, ma ei tea, nädal aega olin kusagil joogaretriidis Lõuna-Hispaanias ja siis ma tulen tagasi Eestisse ja ma mõtlen, et aga ma hakkan ka kell 6 hakkan ärkama ja siis ma lähen jooksma ja ma joon sooja sidrunivett ja siis ma teen neid kõiki harjutusi ja nii edasi. Et miks mul nii-öelda nagu siin selles minu koduses keskkonnas, miks mul need harjumused nii-öelda nagu ei püsi, miks nad ära kaovad, siis jaa, see ümbritsev keskkond on äärmiselt oluline ja ka töökeskkond, kus iganes sa enda tööd ruumis teed, täna väga paljudel meist on kodukontorid, et jällegi see, et kas see ruum, ümbritsev keskkond, siin tuleme selle juurde tagasi, aga näiteks, et kui sa tead, et sa tahad endale juurutada positiivset harjumust, et selle ruumi loomiseks palun panema trenni asjad juba õhtu valmis. Või näiteks, kui sa tead, et sul on harjumus scrollida aeg-ajalt, siis selleks, et sa saaksid seda mingit muud tööd tegevust praegu teha, panema telefon kõrvale. Või siis näksimine oli ka seal. Näksimine ka üles. Eks ole, et jällegi jätta nagu need asjad nii-öelda kõrvale, et sa justkui nagu jätad need toetavad või takistavad tegevused siis nii-öelda selles samas ruumis nii-öelda tood nad nii-öelda füüsilisse teadvustamise ruumi. Ja kui ma räägin korra veel nagu telefonist, siis minu üks soovitus teile kõigile, palun lülitage oma telefonidelt märguanded välja. See on kõige parem sinu harjumuste muutmiseks. Ma luban, sest et see parandab ka sinu tähelepanu keskust ja see parandab sinu kõiki neid tegevusi ja töid, mida sa tegelikult tahad ellu viia.
soovitus või siis vähemalt katseta, me tuleme selle juurde ka lõpus maha. Ja hoiab stressitasemel ka madalamal, muidu kui tuleb plõnn. Minu laps kasutab mängimiseks minu telefoni, sest tal ei ole veel enda telefoni ja ta saab natukene telefoni mängu aeg-ajalt. Et siis ma ei jõua ära imestada, et need ei ole meil nagu häälelised notificationid, aga ma näen, mis ta seal kirjutab. See mäng siis, mis ta pakub, et tule 15 minutit või tule nüüd tagasi, sellepärast, et need munad on valmis või mingi selline asi. Või siis veel hullem, tule vaata, auhind on sulle. Ja siis ma räägin lapsele, et näe, vaata, kuidas sõltuvust tekitatakse. Las ma vaatan ainult selle auhinna ära. Et see töötab täiesti ja selles mõttes hea, kui need notificationid märguanded siis vähemasti helilised ei ole, sest nad muidu ju lihtsalt suvalisel Pavlovi refleks ehk siis nagu, et sa kuuled, käib titin ja siis on millest me rääkisime ja ongi kadunud nagu. Mis siis, et ma praegu ei vaata seda, aga mul käis kusagil kuklas nagu see. Ehk siis alustame mingisuguse harjumuse loomise või sellest loobumisega. Ehk siis sellest on nii palju on räägitud. Ja ma tõesti usun seda. Et kui me räägime sellest, et ma ei tea, sa võid näiteks endale nüüd ise valida, et sa tahad mingist asjast loobuda või mingi uue harjumuse siis endale kaasa endaga saada. Et siis tegelikult esimene samm on ikkagi visualiseerimine. Ehk siis, et just kui kujusta endale ette seda sama tegevust ja ise ennast seda siis tegemas või siis mitte tegemas. Ehk siis see kujutluspilt on hästi tugevalt seotud meie kehalise kogemusega. Et tegelikult, ma võin järgmise ülesande juba anda, et kujuta näiteks, meenuta mingisugust olukorda, mis oli viimati väga naljakas või näiteks väga kurb või kus sa olid hästi ärevil või põnevil mingisuguse asja pärast, siis tegelikult meil paratamatult meil kehas tekib kehaline kogemus. Mul tuleb ja süda hakkab kuperdama. Ehk siis, et tegelikult seesama visualiseerimine aitab meil hästi palju juba eelnevalt häälestada ja sellesse uude rolli siis nagu tegelikult sisse elada. Järgmine, kirjuta üles. Väga paljud meist ei ole kirjutavad, aga seda jällegi nii paljud psühholoogid toetavad, et kui me käest laseme läbi, ehk siis ma kirjeldan käeliselt selle uue tegevuse ja kõige tähtsam, miks ma seda tahan. Eriti võib siin rääkida 5 miksist. Aga jällegi, et miks ma seda uut siis harjumust tahan luua või sellest eelmisest loobuda, siis ta annab meile tegelikult meil mõttes jällegi, et kuna väga palju meil peas on seotud siis meie selle mölaga, mis siin keegi tädi või onu siin üleval kupli all seletab midagi. No ma ei tea, kas sul oli seda ikka vaja. Kuule, näe, võta ikka veel. Ehk siis, et jällegi see, et kui ma enda peas olen korra olen selle maha kirjutanud, siis mul tekib nagu see vastulause või vasturääkija, see teine roll sinna kõrvale. Ehk siis, et ma tahan joosta, ma ei tea, 2 korda nädalas, ainult 20 minutit kas või ja ma läheksin, jookseksin, ma ei tea, seal metsas või seal kusagil pargis või mööda seda teed. Ja ma jookseks näiteks 20 päeva. Ühesõnaga, et kirjutad endale mingisugune tegevusplaani. Nüüd täpsusta, redigeeri, muuda, disaini ümber. Ja siis jällegi, et nüüd on sul justkui plaan või soov selleks tegevuseks ja sa saad seda uuesti ümber siis disainida. Ja sa räägid sellest ka kaua see aega võtab. Ükskord sa mulle rääkisid ja mind see aitas seal näiteks koroona ajal, et mõtlesin, Loore ütles, et 3 nädalat läheb vähemalt, kui ma tahtsin ka kohe, et nii, okei, nüüd on laps kodus ja nüüd on teine elu ja nüüd hakkan kõike nii tegema. Siis ma mõtlesin, et täna ei õnnestunud. Siis ma mõtlesin, homme ei õnnestunud. Nagu ülehomme ka ei õnnestunud ja siis ma mõtlesin, et ma olen väga paha. Siis ma mõtlesin, et ei, aga Loore ütles, see on okei. Just. Ühesõnaga, praegu me oleme alles selle uue visualiseerimises, planeerimises, sa lood endale mingisuguse strateegiaplaani. Ja siis jällegi seesama see loo endale, see toetav keskkond, ehk siis mida sul on selleks vaja või millest on sul vaja loobuda. Et näiteks, kui ma tahan näiteks loobuda mingisugustest näksimistest, et siis ole hea viin, et siis sellest sinu tööruumist või sinu puhkeruumist või kus iganes need sul on või ma ei tea, sigaretid või
ühesõnaga, sina tead paremini, mis on see, mida sa soovid või mida sa ei soovi, et kuidas see ruum sinu ümber siis toetaks nagu sinu siis tegevusi. Näiteks üks asi, mida ma tahaksin, ma nüüd võtan võib-olla endale challenge'iks, on see, et ma tahaksin tunduvalt rohkem mängida enda instrumente, aga minu instrument on üleval, siis mul on selline nii-öelda varjualune ruum, et nad on mul seal, aga näiteks mida ma saaksin teha, on see, et ma võtan instrument välja ja ma jätan need sinna nii-öelda minu ruumi, et ma näen, et mul on siin kitarr või mul on siin viiul, et kui ma lähen mööda, et ma tegelikult, kuivõrd see, et ma pean hakkama neid välja võtma ja nii edasi. Järgmine samm, palun vii ellu kommunikatsioon. Ehk siis üksi neid harjumusi teha tegelikult on tundvalt raskem kui see, et sa teed seda kellegagi koos. Ehk siis, et kas sa ütled oma elukaaslasele, tead, mis ma tahaksin hakata, kas või näiteks nüüd, ma ei tea, 6 aega või ma ei tea, kuni sügiseni, sest sügiseni on justkui ainult 6 aega jäänud, või ütleme siis septembrini, ma tahaksin minna igal õhtul näiteks kell 10 magama, et ole hea, et ma ei tea, toeta mind selles, et kui ma tahan, ma ei tea, teleka ees midagi vaadata, aga sa tuletad mulle võib-olla meelde või ei ahvatle väga nagu hilisõhtuste ja tegevustele. Või samamoodi, ühesõnaga, mis iganes nagu tegevust on, räägi seda kellelegi teisele või siis näiteks, et sa tahad, ma ei tea, enda sõbrannaga kellegagi, et annad teada, et kuule, kui sa tahaksid ka minuga jooksma hakata käima, et mitte 2 korda nädalas, aga võib-olla näiteks 1 korra nädalas. Või ma tean, et osad seda väga paljud harrastavad. Jällegi, kellele sobib, et sa justkui nii-öelda, ma ei tea, võib-olla Facebookis annad teada, et kuulge, ma nüüd annan teada, ma olen kuni, ma ei tea, 1. detsembrini suhkruvaba või sotsiaalmeedia vaba. Või ühesõnaga, et mis iganes nii-öelda, et ma annan teada, et mind ei ole terve suvi sotsiaalmeedias näiteks. Et jällegi, et sa kommunikeerid seda nii-öelda välja ja väidavad, et kord, kui sa oled seda nii-öelda nagu öelnud, sul endal tekib mingisugune, ma ei saa ju murduda, ehk siis kommunikeeri. Siis järgmine on see, et loo kokkulepped ja raam iseendaga. Et need kokkulepped iseendaga just selle samas võib-olla nagu, selles mõttes, et ta on väga kitsas küll, aga et ma teen niimoodi, et ma püüan vähemalt. Täna ei tule välja, homme ei tule välja, aga vähemalt ma püüan, et see on minu kokkuleppe iseendaga. Et jah, teised inimesed on juba nagu kaasatud, aga minu endaga ka. Ja siis ja raam iseendaga, et näiteks, kas on vaja mingit ajaraami, ma proovin nädal aega või 6 aega, minu sünnipäevani, ma ei tea, mis iganes. Ja siis sa võid proovida näiteks nõnda, et see esimene versioon, see on demo versioon, ehk siis luba endal eksida, luba endal mööda panna, luba endal vahele jätta ja luba endal ka puhata. Ehk siis, et ka nende mindfulnessi praktikatega või selles samas loovuse kursusel ka samamoodi, et 1 päeva nädalas luba endale puhkuseks, et kus ma ei tea, siis ma söön või siis ma ei tee meditatsiooni või siis ma teen midagi muud. Nii ja Tiibeti riitusega samamoodi soovitatakse, et 6 päeva teed ja 7. päev ei tee. Ja siis jällegi ma puristan nüüd võib-olla ette, aga need samad need kontrollküsimused, mida ma enne ütlesin ka, et mida on hea kuidagi enda peas nagu läbi lasta. Et kui see tuleb nii-öelda selle kirjutamise protsessi juurde, ehk siis, et sa teadvustad, et miks mul seda harjumust vaja on või miks mul seda harjumust vaja ei ole. Et võib-olla aitab ka nii-öelda selle selgitamine nii-öelda iseenda, et miks ma seda tahan. Siis on see küsimus, et kes ma siis olen, kui ma seda küsimust või kui ma seda tegevust teen või ei tee. Siis mis on see päästik või mis on see nii-öelda trigger, mis mind võib-olla siis toetab või võib-olla siis nii-öelda kutsub ellu selle minu mingisuguse käitumise, et ma teadvustan. Ma kohe tulen nii-öelda näidete juurde ka, et mis on see päästik. Siis 4. on see, et milline tegevus see nii-öelda on või mis on selle tegevuse iseloom, kas ta on asendustegevus või ta on toetav tegevus. Mis on see preemia või mis on see uus preemia. Ja viimane 6. on siis see, et mis on see nii-öelda siis see kokkuvõte või raport, ehk siis, et kui sa teed näiteks mingi ajaraami sees, et siis kuidas mul läks, et selleks, et sa saaksid nii-öelda õppida sellest kogemusest ja võib-olla siis nii-öelda nagu siis seda disaini nii-öelda parendada ja edasi minna. Ehk siis ma toon nii-öelda nagu nüüd nagu nende mitte nii toredate tegevuste nii-öelda nagu näitel, ehk siis kui ma olen suitsetaja, kui ma olen kurjustav ema, kui ma olen see scrollija. Miks mul seda harjumust vaja on? Miks mul on vaja Instagramis lapata, on ju? Ma ei oska väga hästi põhjustada, sest et ma ei tea, mulle, ma ei tea, meeldib. Annab head tunnet. Annab head tunnet. Või kui ma
miks mul on vaja hurjustada oma ma ei tea, laste või elukaaslasega, et Nad ju ei kuula. nad ju ei kuula, on ju. Noh, aga kes ma siis olen? Ja siis on päris nagu nõme on endale nagu öelda, et ma olen scrollija või ma olen kuri ema. Et jällegi, et sa saad nii-öelda võib-olla aimu nii-öelda, kes ma olen, et sa saad aimu nii-öelda nagu sellest rollist läbi selle tegevuse, mida sa teed ja võib-olla siis on nii-öelda lihtsam loobuda. Mis on see päästik? Ehk siis, et näiteks, et jällegi see, et sel hetkel, kui ma jään üksi, mul on igav, ma võtan kohe selle telefoni. Et jällegi, et mis on see päästik, mis selle ellu kutsub. Milline see tegevus on? Ma kohe saan aru, et see scrollimine on puhtalt ainult asendustegevus, see ei anna mulle tegelikult mitte midagi. Või näiteks, et see suitsetamine on ka samamoodi, et on asendustegevus sellele, et ma ei tea, mul on tööl on igav või et ma tunnen ennast üksi, ma tunnen, ma jään mingitest vestlustest välja ja siis ma lähen kolleegidega sinna välja. Aga mis võiks olla nii-öelda see preemia, mis toetaks mind sellest harjumusest loobumiseks, on näiteks see, et kui mul jääb, ma suitsetan paki päevas, mis on see raha kogus, mis mul kuu lõpuks alles jääb ja mis ma selle rahaga teen, ma lähen näiteks näohooldusesse või Meriti juurde massaaži. Ja jälle, mis preemia ma saan endale pakkuda. Ja siis jällegi, et see kokkuvõtte raport, et kuidas mul siis kuu lõpus läks. Ja nüüd see ei ole mõeldud selle jaoks, et ma eksisin kokku 11 korda või mis iganes. Et jällegi, et ära näe seda kui hinnangut või kriitikat enda suhtes või ära näe seda kui hinnangut enda suhtes, vaid kuivõrd nii-öelda konstruktiivset kriitikat või just sellist, ma ei tea, mõõdikut. Tagasisidet, et kuidas nii-öelda nagu parendada ja kuidas edasi minna. Ja siis võib-olla näiteks järgmine kuu ma näen, et ma tegin, ma ei tea, 15 korda ma ei tea, mediteerisin näiteks. Ja kui me räägime positiivsetest näiteks, et ma ei tea, näiteks sportliku harjumuse tegemine, tegelikult isegi ka hammaste pesu või tervislik uni, et miks mul seda harjumust vaja on. Et näiteks, et uni on mulle vajalik selle jaoks, et ma enda pika, ma ei tea, 12-tunnise tööpäeva vastu peaksin, see, et ma ei oleks närviline, see, et ma ei tea, jällegi, igaüks leiab endale nii-öelda, ma ei tea, sportlik sellepärast, et ma tahaksin, ma ei tea, enda kehale koormust, et ma saaksin seda dopamiini kogemust alla võtta või mis iganes. Kes ma siis olen? Ma olen, ma ei tea, harrastussportlane, ma olen poolmaratoonlane. Ühesõnaga, et kuidas nii-öelda, et sealt sa võid leida endale mingisuguse motivatsiooni. Mis on see päästik? Jällegi see, et kas, ma ei tea, minu jaoks on tihti olnud nii-öelda toetav see, et ma panen endale selle, ma ei tea, 20 päeva näiteks või mingi aastaid tagasi mul oli see, et 100 päeva minu sünnipäevani tegin ühte harjumust. Ja nii edasi. Milline tegevus see on? See on toetav tegevus, see sport näiteks või uni. Kuidas ma näen seda preemiana, ehk siis tegelikult ma tean, et kui ma näiteks jooksen selle maratoni siis ühel hetkel ära, et ma ei tea, mis ma siis nii-öelda iseendale näiteks luban või ma ei tea, lähen oma kalli kaasaga lähen kusagile toredasse kohta sööma näiteks või midagi sellist. Ja jällegi see, et kokkuvõtte raport, kuidas mul läks, see trenni tegemine, ma ei tea, kellel on mingid pulsikellad, sammulugerid, mis iganes, et see jällegi saab nii tagasi. Harjumise loomiseks ja kinnistamiseks. Jah, on vajalik ettevalmistav periood ja see oleneb igast ühest endast ja sinu elukeskkonnast, sinu elutempost, tänasest, ma ei tea, suvi, sinu tööst ja nii edasi. See võib võtta, ma ei tea, isegi 2 nädalat aega. Ehk siis nagu, andke andeks, aga ma tõesti, ma vahetavahel ma ei usu seda, et 1. jaanuarist ma muutun. No on selliseid inimesi, aga tihti ikkagi nagu 1. jaanuarist, jah, kui sa oled eelnevalt nii-öelda nagu ette valmistanud, ma olen ostnud endale trennipüksid või ma olen selle pilli olen häälde saanud või mis iganes, et ettevalmistavad tegevused on tehtud, siis tõepoolest sa 1. jaanuarist minna siis nii-öelda harjumuse loomisega. Ja kardiogramm ka teha enne seda maratoonariks. Jaa, mingid tervislikud asjad kindlasti. Siis see elluviimine, ehk siis see, et ma teen mingisugust tegevust, siis jällegi väidetavalt erinevad autorid on, kes ütlevad, et umbes 21 päeva, umbes 28 päeva. Et see nii-öelda nagu võiks olla selline, ma ei tea, üks mingisugune tsükkel, kus siis sa nii-öelda mingisugust tegevust
harrastab. Ja siis öeldakse, et noh, tore, tegid need 21 päeva ära, et mis nüüd edasi, aga see kinnistamine kui see võtab veel aega 40 kuni 60 päeva. Ehk siis, et kui sa näiteks tahad säästa raha, siis nagu 21 päeva, et nüüd ma olen küll hästi säästlikuks enda mõtlemise nagu muutnud, siis võid julgelt panna veel 20 või 40 või 60 päeva nii otsa, et sul tõepoolest, ma ei tea, taimetoitlusega harrastamine või mis jaoks muud. Ja, et sa omaseks saaks ja et sa teeksid nagu esimese valiku juba nagu sellise, et oled ennast nagu treeninud täitsa ümber mõtlema. Mulle meeldib veel sellist küsimust aeg-ajalt küsida. Ehk siis nii-öelda, mis on see nii-öelda, kas see erinevad praktikud ütlevad selle kohta, kas siis nii-öelda nagu premortem või nii-öelda, mis on see worst case scenario või õigemini siis täpsustav küsimus on see, et miks ma tagasi kukun. Ehk siis, et sa võid enda käest küsida, et ma ei tea, näiteks nüüd kuu aega läheb mööda ja ma ei suutnud sellest harjumusest loobuda või ma ei suutnud uut harjumust endale külge hookida, siis miks ma ei suutnud või miks ma kukkusin uuesti tagasi või miks mul see ei õnnestunud. Ja ma ei tea, mina olen küsinud nagu endalt just nagu 5 nagu küsimust, et esimene, mida on alati tihti kuidagi nagu teisi süüdistada, on see, et see ülitsev keskkond ei ole üldse toetav nagu. Ehk siis, et ma ei tea, sõbranna hüppas alt ära või ma ei tea, mis muud on ju. Ehk siis, et vaata korraks, et kui enda sisse näeb, et raske vaadata, et vaata korraks, et kas see ruum näiteks sinu ümber nii-öelda nagu toetab. Et ma ei tea, võtsid küll notifikatsioonid maha. Okei, ma järgmine kuu proovin, ma võtan selle äppi, ma ei tea, Instagrami, ma kustutan enda telefonist üleüldse korra. Vahetepeal on hea vaadata uuesti sama nii-öelda nagu motivatsiooni küsimust, et siis tihti millegi pärast nagu see motivatsioon kaob ära. Et miks mul siis motivatsiooni, õigemini siis esimene küsimus on see, et miks mul on see motivatsioon seda teha või mitte teha. Aga nii-öelda siis nagu topelteitus on see, et aga miks mul see motivatsioon ei ole. Ehk siis, et sest, et ma kaotan ju oma sõbrad, kolleegid, kui ma ei suitseta nendega koos seal suitsunurgas näiteks. Ehk siis nagu see on see nagu demotivatsioon nagu selle taga. Kolmas küsimus on see, et seesama see algne miks, et ma seda tegevust teha tahan või seda tegevust teha ei taha, et see tegelikult ei olnud õige. Et näiteks, et ma tahtsin hakata joogat tegema, on ju. Sest kõik teevad. Meid ju teeb ju joogat. Ajakirjast kirjutatakse. Ajakirjast kirjutades on hästi tähtis, aga tegelikult on see, et see ei ole see minu miks. See ei kanna mind siin 1. jaanuarist kuni suveni. Ehk siis, et kas see miks ei ole õige. 4. on see on see, mis ma enne mainis, et sama see sundimine, kontroll ja distsipliin. Ja tahtejõuga tegemine. Ja, et see tegelikult lihtsalt väsitas ja see lihtsalt tappis selle loovuse. Ehk siis, et see paindlikkus nagu kadus võib-olla sellest nii-öelda nagu ära ja tegelikult see oli see, miks ma nagu ma ei jaksa ärgata nagu Sandra Vabana iga päev kell 4 nagu. Ma tõesti, ma ei jaksa, sest ma lähen igal õhtul, ma ei tea, 3:30 lähen magama ja siis ühesõnaga, et see ei ole loogiline. Ja siis viimane 5 on võib-olla seesama see emotsioon, et mis emotsioon mul nii-öelda nagu selle kogemusega siis nii-öelda kas tekkis või ei tekkinud, miks ma uuesti nii-öelda kas tagasi kukkusin või siis miks ta mulle nii-öelda külge ei jagada. Et tegelikult ma ei tea, ma hakkan higistama, kui ma jooksen ja siis mulle ei meeldi higistada. Ma ei tea. Ja võib-olla siis nagu lõpetuseks, kui sa soovid nüüd mingisugust positiivset harjumust endale siis luua, lihtsalt ma jälgin kella ja siis ma püüan otsad kokku tõmmata. Et ma soovitan nii-öelda nagu läheneda sellele uuele harjumusele mänguliselt. Et jällegi ma hakkan juba raamatut vaikselt soovitama, et minul hästi suure muutuse mõttes tõi selline autor nagu Johan Huizinga, võib-olla Merit pärast jagab neid piitid ka, ja tema raamatu pealkiri on Mängiv inimene, ehk siis homo ludens, ehk mängiv inimene. See vist on kirjutatud aastal 1932 või 1936, kultuuriteoreetik ja tema räägib üleüldse nii-öelda nagu mängukomponent,
mis asi on mäng ja mäng meie kõigi elus, meil on, ma ei tea, arvumängud ja töö, rollimmängud ja nii edasi, aga jällegi seesama see mindset, seesama meelelaad, et mismoodi ma mingisuguseid tegevusi teen, et see, sest et mängides me õpime enim, mängides me loome enim, mängides me areneme ja arendame. Ehk siis jällegi see, et mõtle, et see uus tegevus, mida sa tahad hakata tegema, see positiivne, et ta justkui on nagu mäng. Või siis on väljakutse sulle endale, et vahetevahel need asjad on väga rasked, ma ei tea, näiteks mingi proovi olla kuu aega plastikuvaba. Ehk siis nagu kõik toidud, mida sa nagu ostad, et need ei oleks plastik, no okei, suht võimatu, aga äkki ei ole ka nagu. Jällegi, see meelelaad seal juures on seesama uudishimu, ehk siis, et kuidas ma hoian või säilitan seda sama, et issand, kui äge nagu, ma ei tea, mul on sellised mõtted või tunded või kogemused. Ja näe seda jällegi kui õppimisvõimalust, ehk siis, et ka läbi nende eksimuste mul on võimalik õppida ja midagi uut omandada. Ja jällegi see on seda saadud selle sama loovusega, ehk siis, et see on minu moodi uus loov lahenemine, lahendus või lahenemine sellele olukorrale. Ehk siis, et kuidas ma enda loovust praegu rakendada saan. Võib-olla mitte kunstiliselt, kuivõrd nagu läbi tegevuste ja käitumiste. Mul olen pikk nimekiri siin mingisugused selliseid, selle sama loovuse kursusel, mis ma ka teen, reklaamiminut alustan septembri alguses, et siis seal on ka see, et kursusel on sellised väiksed harjutused, mille nii on nagu habit releaser või nagu harjumuse vabastaja või harjumuse vabastaja, et sellised hästi väikesed nagu nõksud, mida sa saad iga päev teha, et jällegi endal hoopis mingeid teisi harjumusi tekitada. Et näiteks ma olen harjunud käima selles toidupoes alati, aga mis siis, kui ma lähen hoopis teise, et ma ei tea, vahetan Rimi, ma ei tea, Boobi vastu või Prisma Selveri vastu, vahet ei ole, aga jällegi, et mis siis, kui ma teen mingisuguses teises poes näiteks sisseoste või mis siis, kui ma lähen tund aega varem magama või mis siis, kui ma proovin olla vegan nädal aega ja nii edasi. Ühesõnaga, et mul on terve pikk nimekiri mingisugustest ideedest, jah. Kui meil on hetk aega, siis ma võib-olla võin neid siit veel ette lugeda. Üks näiteks hästi tore on see, et tantsi 5 minutit üksinda. Kui äge. Võib chatiga kirjutada, mis sinu nipp on või mida sa oled kasutanud. Ma mäletan, et mul läks jube tüütuks sama teed mööda kooli minna nagu keskkooli ajal ja siis ma lihtsalt otsisin võimalusi, kuidas teistmoodi, kuna kool ei olnud ka minu kodulinna osas, siis mul oli hästi huvitav otsida neid teisi teid ja see oli see aeg, kui ei olnud Google Mapsi, et siis tuli lihtsalt ise nagu maja kuskilt hovi tagustest ja kuskilt teistmoodi nagu minna kooli ja kool asus Kadriorus, nii et oli väga huvitav nagu seal hulkuda hommikuti ja jõuda siis ikkagi kooli, aga niimoodi ma tegin oma ajule nagu huvitavamaks seda hästi rutiinset teekonda. Või teine variant on see, et kui ma muidu sõidan näiteks ühistranspordiga, et siis ma tulen üks peatus varem näiteks maha ja vaatad, mis kogemus mul näiteks täna on. Ja ma just nimme lähen maha, kui sajab vihma võib-olla. Mis kogemus on see, kui vihm sajab näole ja kui ebameeldiv, aga mida ma siis nagu kogen sellega. Siis jällegi küsimustest käis läbi, et keda mina soovitaksin või mis autorid mind nagu kõnetanud kas mingisuguste harjumuste loomisel, neid kindlasti on nagu väga palju veel, aga lihtsalt ma mingisugused lihtsalt tänase selle nagu ettekande või selle seminari jaoks ma nagu mõtlesin just harjumuste poole pealt, et mitmed küsimused puudutasid ka näiteks und ja see on selle on ka välja vähe. Väga hea raamat eesti keeles lihtsalt uneharjumustest ja tõesti väga hea autor ja ma tõesti väga soovitan, on Gene Vernik ehk siis ta on unetehnoloog genevernik.com ja temal on selline raamat nagu Hea une saladus, kus ta räägib just, mis on nagu meile tervislik uni ja kui sul tõepoolest on, ma mõtlen nagu tõesti nagu mure endal ka, et kuidas saada enda unetsükkel korda, mida ma soovitan, mis on eluks, ma ei tea, ülioluline vajalik. Siis saab ka kindlasti nagu Gene juurde minna
ka vastu võtab või ühesõnaga meil on nii Tallinnas kui Tartus on unetehnoloogid ja hea unekeskused. Siis teine jällegi üks küsimus, mis puudutas just nii-öelda nagu meie aju ja siis mismoodi meil nii-öelda nagu mõtlemises mingisugused protsessid käivad, siis jällegi Eestis fantastiline autor on Jaan Aru ja tema raamat Ajust ja arust. Äärmiselt lihtne, kerge, põnev lugemine, kahel käel soovitan. Räägib ka vanemlusest ja kõik muud sellisest. Keda huvitab rohkem, ütleme siis nii-öelda nagu juhtimine, enesejuhtimine ja võib-olla ka siis nii-öelda töö teiste inimeste juhtimine, siis võib-olla 3 Eesti autorit, keda ma veel tooksin välja, on siis Raimo Ülavere. Tal on nüüd on ka sellised lühikesed podcastid, ma ei tea, 15 minutit vahest või mingid lühikesed apsud ja tema räägib ka hästi palju nii-öelda nagu harjumustest ja tema toob hästi palju sisse ka nii-öelda nagu spordinäiteid, kuna ta ise on väga sportlik. Teine autor on Kaido Pajumaa ja tema vist on, kas on Sisekosmos vist on tema selle veebilehekülje nimi. Ja jälle Kaido räägib hästi palju ka sellest nii-öelda enesejuhtimisest. 3. autor, kellega ma alles hiljuti tutvusin, on Ivo Remmelg, kes on tõeline juht. Ja jällegi nii lihtne lugemine, äärmiselt lihtne lugemine, et selles mõttes, et sa ei pea olema ilmtingimata ettevõtja, vaid viiada tõesti enesejuhtimisest. Siis üks autor, kes mind on väga-väga palju mõjutanud, on Simon Sinek. Ja kui ma enne küsisin sellest küsimust, et just, et miks, siis seesama siis Start with Why ja eesti keeles tema raamatu pealkirjast on Leia oma miks. Ja kõigepealt küsi miks. Ja. Siis minu viimase aja põnev leid on Bruce Daisley ja tema raamat siis Eat, Sleep, Work ja Repeat ja räägib ka harjumustest ja harjumuste loomisest ja enesejuhtimist. Tema on siis Twitter Euroopa juht. Siis meil on järgmine väga äge mees, ka vanameister, on Paul Ekman, kes siis räägib emotsioonidest ja enda emotsioonide juhtimisest. Kui on keegi maailmas, kes on enim tsiteeritud, vist ma arvan küll, ühesõnaga väga paljud teadusartiklid viitavad just nagu temale, tema on emotsioonide vanameister. Raamat, kelle ma olen välja andnud, on autor Brené Brown ja tema just räägib sellest samast nii-öelda haavatavusest ja millised maskid me endale ette loome või millised rüüd, kaitserüüd ja mis tegevused meil siis nii-öelda nagu tekivad, et seda iseennast hoida. Ja tema TED-talk ja nii edasi võiksin temast pikalt rääkida. Kindlasti, keda ka paljud teavad, on Jordan Peterson. Tema on kindlasti väga paljudel on, kas siis on love-hate relationship ehk siis, et ma ei tea kahjuks selle eesti keele pealkirja 12 reeglit eluks vist, ka rahvaraamatus igal pool mingil. Jordan Peterson ka väga vastuoluline, aga väga palju mõjutav. Ja siis viimane siis on Elizabeth Gilbert, keda vist enamik teavad just selle sama nagu Eat, Pray, Love autorina, aga siis tema nüüd siis ühel hetkel tuli välja enda siis teise väikse sisekaemusega Big Magic, seda minu teda ei ole eesti keeles, kus ta räägib, et just, et kui sa tegeled loovate tegevustega ja siis kunstiliste loovate tegevustega ja siis seal ühel hetkel jookseb klots kokku, et kuidas sa siis nii-öelda nagu sellest nii-öelda välja tuled. Üks küsimus on ka tulnud, et olles ise doktorant, siis kuidas ja mis viise sa kasutad, et hoida oma motivatsiooni üleval või mis harjumusi sa oled endale tekitanud, et edukalt lõpusirgele jõuda? Mina alustan nüüd sügisel 4. aastat doktorantuuris ja ma ütlen hästi ausalt, hästi raske on hoida seda motivatsiooni ja miks? Sest et sa oled doktorantuuris nii uskumatult üksi. Sa oled nii uskumatult üksi ja mina, kelle mu taust on tegelikult ikkagi on teater ja ma usun seda just, öeldakse, et teater on kollektiivne kunst ja ma usun, et me koos saavutame tunduvalt palju rohkem kui üksinda.
et siis selles mõttes on doktorantuuris tõesti väga raske olla. Mis mul väga palju aitas, oli vist eelmise õppeaasta alguses, kui meil osakonnas üks väike punt ühel küll otsustas, et kuule, hakkame tegema sellised nii-öelda, ma ei tea, Monday morning, sellised nii-öelda koosliitmised või tegelikult oli vist nagu donut morning, ehk siis nagu, et üks tüüp läks hommikul, läks ponšikubaarist, läks läbi, saime seal kokku, et me sõime ponšikuid ja mingi siuke, siis kui mul ühel vist mingi teisel kohtumisel, kolmanda kohtumisel, kas me võime tervislikumaid ampsega võtta, aga ühesõnaga see aitas mind nii palju, sest et me saime kuidagi nii-öelda ventileerida enda selliseid nagu üksi olemisi, et noh, et oh my god, ja siis ma ei tea, ja siis mu juhendaga on keeruline ja nii edasi. Ühesõnaga, kuidas ma leian seda motivatsiooni ongi puhtalt need samad küsimused, mis ma enne ka küsisin, et miks ma justkui nagu tagasi kukun, et ma püüan kas leida nii-öelda üles nagu selle algse motivatsiooni, mis ma alustasin, kas minu see keskkond ei toeta, kas minu suhe juhendajaga või minu tööandjaga või minu kolleegidega ja nii edasi. Või siis ka leida nii-öelda, kuidas ma ennast nii-öelda emotsionaalselt nagu sellest nagu toetada. Ja ma näen, et keegi on ka kirjutanud, et Big Magic on ka eesti keeles väga äge, siis soovitan seda ka. Kus meid järgmine kord näeb? Sina rääkisid loovuse kursusest, tahad sa veel sellest rääkida ja siis meil on see suviga selline eksklusiivne saar bukitud, kus me teeme Hingelepai suvekooli, kus me räägime, selle pealkiri on mu aeg, mu tähelepanu, mu prioriteedid. Harjumused siis on põhimõtteliselt nagu alumine level sellest või järgmine või selline, et kui on nagu prioriteedid paigas, siis sealt tuleneb, kuidas tähelepanu kasutad, kuidas aega kasutad ja sealt tuleneb ka millised harjumused toetavad neid prioriteete, mis sul on. Ja siis Viirelaiul 16-17 august ja lisaks Loorele on veel Henri Aaslav-Kaasik, kes on juhtimiskonsultant ja pikka aega ka tippjuht olnud, et ta mõnusasti balansseerib või tasakaalustab meie kõigi kogemust ja kokku tuleb selline hästi mõnus miks me ühe korra, miks ehk siis segu või kompott, et seda me ühe korra oleme juba teinud ja nüüd tuleb teine võimalus siis veel see suvi. See on augusti keskpaigast, on ju? Et see on nagu pühapäev ja esmaspäev, sellepärast, et see olekski, ta ongi nagu pooleldi su enda jaoks ja pooleldi su töö jaoks, et kui sul tööl annab rääkida, et esmaspäev selle jaoks võtta, siis see on igati põhjendatud ka tööalaselt. See saar on imeline, kel veel ei ole olnud võimalus seda külastada, siis tulge, kõik on oodatud. Kui on veel huvi minu tegevuste vastu, siis jällegi, et mulle võib kirjutada, eriti võib jagada minu kontakte ja või Tallinna Rahvaülikoolis nüüd on augustis ja septembris on juba algamas mõned kursused, mis puudutab kas seda sama teadvaleoleku või siis mindfulnessi praktikaid või samamoodi siis aja tähelepanu võtmist. Ja kellel siis on huvi ka siis selle loovuse kursuse vastu, siis võib ju kirjutada mulle ja siis ma juba saadan täpsemad juhised septembrist igatahes sellega alustame. Kas kellelgi on veel mingeid küsimusi? Küsimus oli üks, et kui ei jõudnud neid küsimusi üles kirjutada, me saadame tegelikult järelvaatamise lingi, võib-olla ma jõuan niimoodi teha, et ma kirjutan mingid minutid juurde, et nagu järjehoidjad vahele, et sa teaks, kust mingi teema algab, et sa saad sealt ise üles kuulata, selles mõttes järgi kuulata ja samal ajal ise kirjutada juba enda selle konkreetse harjumuse kohta, mida sa tahaksid muuta, sest meie unistus on see, et midagi läheks siit kasvama nagu päriselt su elus, et kui poole aasta pärast kuskil näeme või kuuleme sinust, siis sa ütled, et aitäh. Lähme koos maratoni jooksma. Ja, mõtlen, kas on küsimusi. Nii. Keegi juba kirjutas, aitäh, et aitate teineteist. Ma lihtsalt korraks ütlen, nii tore on teid kõiki näha. Et see on tõesti, see on hästi-hästi tore, sest et muidu kui oleks siin oleks ainult, ma ei tea, must ekraan ees, siis on siuke, ma ei tea kuhu või kellele ma räägin, aga nii äge, et teid on nii palju, et olete siin nii kohal. Aitäh! Nii äge. Ja, aitäh ja õnn kaasa. Ja, kohtame pea. Jah. Häid harjumusi. Ja, häid harjumusi.